Tere tulemast saatesse Silost söödani, episoodi number 6. No nii, saade on alanud ning tänaseks saatekülaliseks on meil Sandra. Mina tunnen Sandrat juba hästi, Sandra on meil Skandagras olnud pikemalt, kuid kõigile meie saatevaatajatele räägib juba Sandra, kust ta tuleb, millega tegeleb ning Sandra, sõna on sinul. Aitäh, Erki! Ja tere ka minu poolt. Minu nimi on Sandra Hellet ja töötan Skandagras rohumaade tootejuhina alates aprillist. Varasemalt olen töötanud Skandagras müügispetsialisti ametikohal, 5 aastat sai seda tööd tehtud, enne kui uus väljakutse vastu sai võetud. Nii et nüüdsest on siis minu vastutusalas kõik rohumaseemned, maisiseemned, vahekultuuride segud ja silotarvikud. Nii et kõik need küsimused, mis seotud nende teemadega, võib alati julgelt mulle esitada. Aga siinkohal uuriski, kuidas hetkel siis seemnete sees on? Kas suudame kõigile põllumeestele seemned ilusti kohal tarnida? Ja absoluutselt, Erki, me oleme hooaegs valmis. Hooaeg tegelikult täna juba käib ja laovarud on piisavad. Meil on pakkuda heinaseemneid. Tänaseks muidugi ka suuresti maisikülvid juba on tehtud või juba tegemisel. Ja vahekultuuride teemad tulevad alles võib-olla ka sügise poole rohkem teemaks. Silotarvikud. Me oleme hästi ette valmistunud, laovarud on piisavad, nii et ainult hooajale edukalt vastu. Seda on hea kuulda, aga küsiks ka veel juurde, et kui nüüd sul on selline uus positsioon, mis siis on selliseid uuemaid uudiseid, kas on ka mingeid ägedaid kampaaniad toimumas, mis toimub? Absoluutselt, mis saaks olla veel parem, kui tuleb tööle uus tootejuht ja kohe tuleb kampaaniaga. Ja tegelikult kindlasti olete juba märganud, et meie kampaania on juba käima läinud ja siinkohal tuletan meelde, et võtke julgelt osa. Kampaania kestab jaanipäevani ja miks mitte, osaleme ja lähme siis sügisel Leetu Euroliiga kossu vaatama. Pole paha mõte, aga aitäh, Sandra, ja kindlasti kohtume sinuga ka järgnevates saadetes, küll stuudios, küll ka põllu peal. Absoluutselt. Ja siit edasi räägin siis, millega oleme Matsiga vahepeal farmides tegelenud. Farmides siis käisime mõned kuud tagasi Vilofossi esindajatega ning nagu ma olen ka palju rääkinud, esimese külastuse alati farmis. Lähen vaatan üle siis, mis olukord on kinnisloomadega. See on saanud meil Skandagras suureks prioriteediks, et jätkuvalt piimatoodang oleks meil kõrge. Ja et piimatoodang oleks kõrge, ei tekiks erinevaid probleeme, on siis meil 5 farmiga käima läinud katse ja katse on võrdlemisi lihtne. Nagu ka tabelit näha on, siis 5 farmi on võtnud vereproove ning vereproovid on võetud 24 tunni jooksul peale siis poegimist. Ning kui me läheme natukene sügaval nendesse tabelitesse, näeme seda, et kõik kaltsiuminormid on alla nominaalväärtuse. Vaatame ka siis ühte suurt farmi ja siin me näeme ka seda, et ka fosforinumbrid kõiguvad meil üles alla. Mis see siis farmis tekitab? See tekitab olukorda, kus loom poegib ning peale poegimist on numbrites näha, et selgelt on hüpokaltseemia oht. Hüpokaltseemia siis farmides on olukord, kus peale poegimist loomal siis kaltsiumi tase kukub ohtlikule tasemele. Ning järgnevad probleemid, mis sellega tekivadki, ongi see, et loomad jäävad maha, piimatoodang kannatab, mõnel juhul, kui tekib ka siis väga suur kaltsiumi kukkumine, tekivad meil ka siis mahajäämised nagu raskes mõttes ja tuleb anda eraldi kaltsiumit, seda teinekord lausa veeni süstida. Selle jaoks siis Taani spetsialistidega käisime farmides, kaardistasime olukorra ära ning tutvustasime Vilofossi lahendust nimega X-Elite. X-Elite'i saab siis nii granuleeritud kujul kui ka siis meie enda Easy X Plussi sööda nime all. Seda on lihtne anda, seda siis kinnislooma ratsiooni paneme granuleeritud kujul 500 grammi või Easy X granuleeritud sööda kujul circa 2,5 kilo looma kohta. Ja mida siis X-Elite teeb? X-Elite seob ära fosfori ning tänu sellele tekib meil balanss sellel samal joonisel, mida me siin vaatasime, et kaltsiumi tase ei kuku enam alla nii-öelda nominaalväärtuste. Sellega ennetame ära kõik mahajäämised
ning tagame kindlasti selle, et loomadel on jätkusuutlik ning tugev algus terveks laktatsiooniks. Ning kuna katse on meil algusfaasis, siis proovid on võetud enne seda, kui oleme loomadele tutvustanud X-Elite'i. Nüüd saate teises pooles liigume ära Taani ning Taanis juba kohtume farmeritega, kes on siis X-Elite'i kasutanud pikaaegselt. Käime ka Vilofossi tehases ning saame veel natukene tarkust juurde, kuidas siis X-Elite on valminud ning mis oli see põhjus ka Taanis, et X-Elite turule tuua. Ning siit liigumegi vaikselt ära Taani. Tere! Minul ja meie söödatehnoloogil Marge Malbel oli siis suur au külastada mai keskel Taanit. Esmaspäev algas DLG peakontori külastusega, kus kohtusime DLG veiste grupi eest vastutavate inimestega. Saime koos laua taga kohvitada ja peamisteks teemadeks olid kinnislehmade ja lüpsi alguse perioodi söötmine. DLG-l on olemas omad lahendused, kuidas sööta lehmi tiinuse lõpus ja uue lüpsiperioodi algul. Mõte on lähitulevikus neid söötasid ja DLG lahendusi ka Eesti veisekasvatajatele pakkuda. Paneme meie loomakasvatusmeeskonnaga materjalid kokku, plaani paika, et saaksime lähiajal ka meie piimatootjatele neid uuenduslikke lahendusi tutvustada. Samal ajal, kui Marge jäi DLG veiste grupi spetsialistidega söötade optimeerimist arutama, oli mul võimalus külastada DLG ladu. Läbi selle lao jõuavad meie farmeriteni piimapulbrid, desoained, lakumineraalid ja paljud teised tooted. Ladu on loomulikult väga massiivne, tervelt 27 000 ruutmeetrit ja kuna laost käib igapäevaselt läbi 25 rekat, circa 600 alust tuleb sisse ja 600 alust läheb välja, on ladu äärmiselt organiseeritud pisidetailideni välja. Laojuht märkis ka ära, et eksimusprotsent peab jääma ja ongi seal 0,1% juures. Enne kui hakkasime laost ära liikuma, leidsime ka meie enda Scandagra tellimuse üles, mis järgmisel päeval hakkas juba Eesti poole liikuma. Teisipäeva hommikul külastasime Taani lüpsifarmi Alsleb Agro, kus on circa 385 lüpsvat looma. Meid võttis vastu farmi omanik Klaus. No seda farmerit võiks jäädagi kuulama. Klaus on väga kirglik farmer, kes teeb oma asja täie südamega. Klaus tegi meile põhjaliku ülevaate alates personali palgatasemest, töökorraldusest kuni lehmapidamise detailideni. Farmi sisse astudes jäi mulle endale esimesele silma nende ratsiooni heksli pikkus ja üleüldine sööda kvaliteet. Ratsioonis on sees ka maisi ja nagu videost näha, on võimatu leida ühte tervet maisitera. Et mikserimees teeb oma tööd väga hoolikat, et iga söödaamps oleks loomale ühtne. Lisaks saime kaasa dokumendid, kus on täielik info söötmise, lehmade karjast väljamineku põhjuste ja piimatoodangu kohta. Klaus ei häbenenud midagi ja näitas meile rohkem, kui me ise küsida julgesime. Mis teeb kogu selle farmi külastuse veel lahedamaks on see, et Klaus on valmis tulema ka Eestisse ja jagama oma ideid siinsete farmidega. Üritus oleks mõeldud nii farmeritele kui loomaarstidele. Jutt puudutaks kogu analüütika poolt, aga suuresti ka poegimishalvatust ja toodet X-Elite'i, mida Klaus kasutab religioosselt täpselt nii palju ja nii kaua kui ette nähtud. Aga räägime natuke siia lõppu ka farmi piimatoodangust. Viimase 12 kuu piimatoodang alates eelmise aasta aprillist kuni selle aasta märtsini oli 13 055 kilo piima. Ja Klaus on seadnud endale väga suured eesmärgid ja eesmärgiks on saavutada 13 800 kilo piima. Viimase 12 kuu rasvaprotsent kõigub vahemikus 3,82 kuni 4,23 ja viimase 12 kuu proteiiniprotsent on vahemikus 3,37 kuni 3,61. Päeva teises pooles külastasime Vilofossi tehast. Algne tehas ehitati 70. alguses, aga loomulikult on tehas ajaga arenenud ja suurenenud. Siin tehases toodetakse erinevaid mineraale, piimapulbreid, desoaineid ja palju muid tooteid, mis meie sortimendis on ilusti olemas. Vilofossi tooteid läheb sealt tehasest välja rohkem kui 60 erinevasse riiki. Vilofossi tootmisvõimsus on 60 tonni nädalas, mis on tegelikult päris hämmastav number, kuna tegemist ei ole nüüd päris üüratu tootmisega. Aga siin on väga tähtis ära märkida, et keskmiselt seisab nende tellimus laos 1,7 päeva. Kvaliteedikontroll on seal samuti muljetavaldav, sest mitte ainult ei võta nad näidiseid igast toodetud partiist, vaid neil on ka 3-kordne kontroll selle üle, et tooraine kvaliteet vastaks nõuetele ja et õiged toorained jõuaks õiges koguses õigetesse toodetesse.
Lõpetuseks võib öelda, et Vilafos teeb õiget asja, teeb seda efektiivselt, kiiresti ja kvaliteetselt. Ja Taani reisi lõpetuseks ütleksin ühe lause, mida ütles meie kirglik Taani farmer Klaus. Inimesed võivad sulle valetada, aga lehm ei valeta sulle kunagi. Selline oli episood 6 ja kohtume juba järgmisel korral.